sõiduki omanikuvahetus ja registreerimistunnistuse tellimine. Müüja tegevused. E-teeninduses saavad ostja ja müüja vormistada omanikuvahetuse kahel viisil, koos müügilepinguga või ilma. Omanikuvahetuse toimingut saab e-teeninduses alustada ainult sõiduki registrijärgne omanik. Omanikuvahetus tuleb e-teeninduses lõpetada 5 päeva jooksul. Toimingu alustamiseks logi sisse e-teenindusse ID-kaardi või mobiili ID-ga. Omanikuvahetuse alustamiseks tuleb valida avalehelt toimingud sõidukitega, mille järel kuvatakse kõikide sõidukite andmed, mille omanik või kasutaja isik on. Seejärel tuleb valida sõiduk, mida müüma hakatakse ning avada sõiduki detailvaade ning sealt vajutada nupule omanikuvahetus. Omanikuvahetuse puhul tuleb esmajoones ära märkida, kes on uus omanik ning kas ta on juriidiline või füüsiline isik. Juriidilise isiku puhul tuleb teada isiku registrikoodi ning füüsilise isiku puhul isikukoodi. Lisaks tuleb ära märkida, kes tasub omanikuvahetuse riigilõivu. Lõivu võib tasuda nii müüja kui ka ostja. Seejärel saab valida 2 erinevat tüüpi omanikuvahetuse vahel. Turvaline omanikuvahetus. Turvaline omanikuvahetus tähendab seda, et sõiduk vormistatakse ümber koos müügilepingu sõlmimisega ehk sõiduk vormistatakse ümber alles siis, kui nii uus kui ka vana omanik on kinnitanud, et lepinguga võetud kohustused on täidetud, sõiduk ja raha on üle antud. Turvalise omanikuvahetuse puhul tuleb allkirjastada müügileping, mille põhipunktid on juba eelnevalt Maanteeameti poolt paika pandud ning sõiduki müüjal tuleb lisada vaid tehingu maksumus. Turvalise omanikuvahetuse puhul peab müüja peale allkirjastamist ka kinnitama, et raha on kätte saadud. Tavaline omanikuvahetus. Tavaline omanikuvahetus tasub valida siis, kui leping on juba sõlmitud ja lepinguga võetud kohustused täidetud või vana ja uus omanik on veendunud, et kohustused täidetakse. Nii turvalise kui tavalise omanikuvahetuse puhul tuleb müügileping või kinnitus allkirjastada digitaalselt. Sellega toiming müüjale lõppeb. Ülejäänud sammud peab tegema ostja. Ostja tegevused. Pärast müügilepingu või kinnituse müüjapoolset allkirjastamist saab ostja viia omanikuvahetuse vormistamise lõpuni. Omanikuvahetus tuleb e-teeninduses lõpetada 5 päeva jooksul. Toimingu alustamiseks logi sisse e-teenindusse ID-kaardi või mobiili ID-ga. Omanikuvahetuse vormistamise lõpetamiseks tuleb valida avalehel pooleli olevate toimingute alt sõiduki omanikuvahetus on pooleli, mille järel suunatakse teid sõiduki omanikuvahetuse lehele. Kui te ei soovi sõiduki omanikuks saada, vajutage nupule Tühistan omanikuvahetuse. Kui soovite sõiduki vormistada enda nimele, vajutage nupule Alustan omanikuvahetust. Siin lehel saab uus omanik lisada sõidukile kasutajaid ning vastutava kasutaja. Kasutaja on isik, kes kasutab sõidukit kokkuleppel omanikuga. Sõidukil võib olla kuni 6 kasutajat. Kui on määratud ka vastutav kasutaja, siis 5 kasutajat. Kasutajate nimed kantakse liiklusregistrisse ning neil ei pea registreerimistunnistust Eestis sõites kaasas olema. Uue kasutaja lisamiseks vali kas kasutaja on füüsiline või juriidiline isik. Sisesta kasutaja isikukood või registrikood ja vajuta Lisan kasutaja. Ostja ise ennast kasutajaks märkima ei pea. Vastutav kasutaja on isik, kes kasutab sõidukit kasutuslepingu, näiteks rendileping, liisinguleping alusel ja kes peab sarnaselt sõiduki omanikuga tagama sõiduki õige kasutamise, tehnilise korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise. Vastutav kasutaja peab andma digitaalselt allkirjastatud nõusoleku enda andmete kandmiseks registrisse. Vastutava kasutaja lisamiseks vajutada Lisan vastutava kasutaja. Vali, kas vastutav kasutaja on füüsiline või juriidiline isik. Sisestada tuleb vastutava kasutaja isikukood või registrikood. Märkida lepingu kuupäev, vajadusel lepingu number ning vastutava kasutaja e-posti aadress. Vastutava kasutaja lisamiseks vajutada Lisan.
peale mida kuvatakse eelvaates vastutava kasutaja andmed. Seejärel tuleb oodata vastutava kasutaja poolt nõusoleku andmist. Omanikuvahetuse vormistamise jätkamiseks vajutage edasi. Seejärel saab ostja valida uue registreerimistunnistuse kättesaamise viisi. Registreerimistunnistuse kättesaamiseks on 2 võimalust: lihtkirjaga posti teel või sobivast teenindusbüroost. Teenindusbüroo puhul peab uus omanik valima rippmenüüst omale sobiva büroo. Posti teel kättesaamise puhul peab uus omanik kinnitama, et postkast on turvaline. Seejärel tuleb sisestada saaja andmed. Tunnistus on võimalik saata ka teistele aadressidele peale iseenda. Omanikuvahetuse vormistamise jätkamiseks vajutage edasi. Kui sõiduki uus omanik on lisanud kasutajad, määranud vastutava kasutaja ja valinud sõiduki registreerimistunnistuse kättesaamise koha, kuvatakse enne riigilõivu tasumist taotluse koondkuva, kus on võimalik kontrollida esitatud taotlust. Omanikuvahetuse vormistamise jätkamiseks vajutage edasi. Seejärel tuleb tasuda riigilõiv, enamasti tasub riigilõivu ostja. Tasumiseks saab kasutada internetipanka. Riigilõivu tasumiseks tuleb vajutada sobivale pangaikoonile ning teid suunatakse automaatselt internetipanka. Peale makse sooritamist tuleb vajutada linki tagasi kaupmehe juurde. Omanikuvahetuse vormistamise jätkamiseks vajutage edasi. Viimase sammuna kinnitab ostja, et on sõiduki kätte saanud. Kinnitus allkirjastatakse digitaalselt ehk kasutada tuleb ID-kaarti, mobiili ID-d. Pärast uue omaniku kinnitust on sõiduki omanikuvahetus lõppenud. Pärast sõiduki omanikuvahetuse sooritamist on võimalik sõlmitud lepinguid vaadata ning arvutisse alla laadida. Selleks tuleb kõigepealt minna lehele Sõiduk. Sõiduk. Lehelt tuleb valida sõidukitega tehtud toimingud. Seejärel suunatakse teid edasi lehele, kus kuvatakse informatsioon kõikidest sõidukitega tehtud toimingutest. Sõlmitud lepingu nägemiseks tuleb valida huvi pakkunud sõiduk ning vajutada omanikuvahetus, mille peale kuvatakse sooritatud toimingu informatsioon. Antud lehelt on võimalik sõlmitud müügileping digidokumendina alla laadida. Selleks tuleb valida Salvestan üleval paremas nurgas. Sealsamas on võimalik leping ka välja printida, vajutades Prindin.